Tere õhtust, mina olen Sten Saluver, lühidalt tutvustan ennast nii, et ma olen üks väga korralik tehnoloogiahull. Ma olen seotud läbi ja lõhki filmiga, ma armastan filmi, ma töötan PÖFFis, 10 aastat töötasin seal produktsioonijuhina, aga lisaks ka programmi koordinaatorina. Ja mind on alati huvitanud tehnoloogia puhul mitte tehnoloogia kui gadget, vaid tehnoloogia kui võimalus ja see sümbioos, mis tekib kultuuri ja tehnoloogia vahel. Aga täna ma räägiksin sellisest asjast, kuidas film ja tehnoloogia võiksid kokku saada. Kuidas jõuavad filmid kinno? Ei ole päris nii, et võtad DVD-plaadi või downloadid torrentist ühe filmi ja paned kinolinale. Filmi näitamise taga seisab terve võrgustik inimesi. Filmitootja valmistab filmi, tal on müügiagendid, kes viivad filmi turgudele. Müüvad seda edasi ja tegu on sellise suure ülemaailmse võrgustikuga, kus filmid omamoodi liiguvad nagu aktsiad. Filmiturge võikski omamoodi võrrelda aktsiaturgudega, kus nii-öelda nõudlus ja pakkumine siis defineerivad selle, kuidas mõni film kuhu jõuab. Väga lihtne, mida suurem turg, seda suurem tõenäosus, et mõni suur kinohitt ka sellele turule jõuab. Ja väga huvitav on just see, et ka suured festivalid siin, just tänavu Cannes'is tehtud pilt, suured festivalid on seotud suurte filmiturgudega. Et ei mitte võidutse ainult kunst, vaid võidutseb see tööstus, kes seda kunsti rahastab. Aga mis on nende turgude suureks probleemiks? Näiteks Cannes'is ja Berliinis käib hästi palju külastajaid ja ostjaid ja müüjaid ja saada seal eestlasena löögile on väga-väga raske. Näiteks Cannes'i filmiturul käib üle 20 000 külastaja, Berliinis, kui ma ei eksi, siis üle 10 000 kindlasti. Ja suureks probleemiks on ka aeg. Kui sa lähed eestlasena nendele turgudele ja tahad vaadata filme, siis sa saad aru, et sul ei ole aega. Kui ma tegelesin ainult PÖFFi programmi koordineerimisega Eestis, ma jõudsin vaadata ühel filmifestivali nädala jooksul umbes 50 filmi. Kui ma hakkasin tegema filmifestivali korraldamisega, jõudsime vaadata 8 filmi. Ja teiselt küljest festivalide jaoks on ka selles filmiõiguste rägastikus orienteerumine suur detektiivitöö. Et on eraldi tiim, kes uurib, kuidas need õigused on edasi müüdud, kellel on need müüdud ja siis kulutab kuid ja kuid selleks, et moositada, ähvardada ja läbi rääkida, et need filmid Eestisse ka jõuaks. Aga eestlased on alati üsna nutikad olnud ja seetõttu me otsustasimegi leida sellele kõigele ühe lahenduse. Idee sai alguse sellest, et astus meie kontorisse Skype'i üks programmeerijaid Ahti Heinla, kes ütles, et ma tahan teid aidata. Ja me arutasime natuke, mida me teeme ja järsku meil üheskoos tekkis Spark, et viiks filmiturud online'i. Õnneks oli meil läbikukkumiste kogemus olemas, millest õppida. Et viimase 10 aasta jooksul ma olen PÖFFis käivitanud 2 korda festivali infosüsteemi, mis on äärepealt lõppenud krahhiga, aga mida õnneks pole publikule näha olnud. Ja see on andnud väga hea kogemuse selleks, et luua enda hea ja toimiv infosüsteem. Ning mõeldud tehtud, eelmise aasta 1. detsembril avasimegi Tallinnas online'is Ida-Euroopa esimese filmitööstusele mõeldud filmituru ehk musta turu Black Market Online. All on hästi kirjutatud Oh Rescue Me. Black Market Online on siis selline filmitööstusele mõeldud portaal, kus saab tutvuda uute filmiprojektidega, saab tutvuda nii-öelda lääne filmitööstus, saab tutvuda sellega, mis toimub nii-öelda Poolast ida pool, leida kontakte, uusi ideid, stsenaariume. Näiteks siin on Eesti kodulehekülg, mis seletab, kui palju Eestis filme toodetakse, mitte liiga palju, aga õnneks on nende tootmine odav, aga siia me oleme juurde pannud ka teiste meie partnermaade nagu Soome, Läti, Leedu, Venemaa, Gruusia, Kasahstani ja Usbekistani filmiinfo. Aga mis on selle projekti puhul kõige ägedam asi on see, et selles keskkonnas on võimalik vaadata super hea kvaliteediga, praegusel hetkel üle 150 verivärske filmi. Ja sellega me elimineerime ka suure piraatluse hirmu, sest siiani liiguvad filmide sellised hindamiskoopiad ainult DVD-plaatide peal, mida ka väga tihti kopeeritakse. Üheks teiseks asjaks, mida me tahtsime selle projektiga kindlasti teha, oli, et eelista eestimaist, sest et mulle tundub, et Eestis on väga suur loovus
ja sünergia IT ja kultuurivaldkonna vahel, mis aitabki meil välja töötada selliseid küll väikseid, aga toimivaid lahendusi. Aga kahtlemata me ju astusime väga suurte tegijate turule, et praegusel hetkel on maailmas vähemalt Euroopas üle 900 sellise ettevõtte, kes sarnast teenust pakuvad, alates YouTube'ist, lõpetades Mubi ja mitmete teistega. Aga me otsustasime sellele asjale läheneda teistmoodi ja minu üheks kõige suuremaks inspiratsiooniallikaks viimase 2 aasta jooksul on olnud üks raamat Rework, mis vähemalt soovitab ideid vaadata teisest küljest. Ja näiteks nende parimad asjad on Undo the Competition, Meetings are Toxic ja Inspiration is Perishable. Ja sellest raamatust inspireerituna me võtsimegi endale väga selge moto. Me ei müü mitte maailma kõige paremat teenust, aga me müüme avatust ja koostööd. Selle asemel öelda, et meil on kõige ägedam sportauto, mis sõidab kõige kiiremini ja kõige paremini, siis me läheneme teistmoodi. Me oleme kõikide inimestega koostööle avatud. Ja tänaseks on meil tekkinud juba päris palju koostööpartnereid just tänu sellele avatusele. Me töötame koos Vilniuse, Helsingi, Varssavi, Moskva, varsti ka Göteborgi ja Tromsoga. Teeme koostööd Cannes'i filmifestivaliga, mitmete filmisihtasutusega, Eesti filmisihtasutusega ja just tulin Islandilt, kus meie tehnoloogia on lõpuks jõudnud ka heal kujul Põhjamaadesse. Ja kui alustada väikselt, siis võib juhtuda seda, et ka mõningane tunnustus tuleb, mis on meile suureks motivatsiooniks. Et võib-olla kõige suuremaks tunnustuseks oligi see, et me oleme oma heaks partneriks saanud maailma kõige suurima filmitööstuse Cannes'i filmifestivali turu. Aitäh!